raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast nagu ikka koos Mart Helme ja mina Martin Helme ja me oleme Ring FM'i, Root FM'i eetrisagedustel, mis on Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis kahjuks raadios meid ei ole, aga Põhja-Eestis saate te meid vaadata YouTube'is või Facebookis. Mõlemates leiate üles meid kanalist, mille nimi on Räägime asjast ja muidugi minu ja Mardi Facebooki enda lehelt ja minu X-i lehelt. Meil on täna 3 teemat. Me räägime kütuse hinnast ja sellest, et EKRE esitas eelnõu, mille järgi kütuse hinnale tuleks panna Eestis ülempiir ehk hinnalagi. Siis me räägime sellest, kuidas me püüdsime Michalilt kätte saada järjekordselt arusaamist või selgitust sellest, et mida siis kavatseb valitsus teha, et kaitsta Eesti õhuruumi hulkuvate droonide vastu. Vastus on, et propagandat teeme rohkem. Ja välisteemat meil seekord polegi, aga me räägime välissekkumisest. Meil oli neljapäeval Riigikogus eelnõu, mille esitajaks oli järjekordselt EKRE ja mille muidugi kogu ülejäänud saal tagasi lükkas, milles me soovisime asutada Eestis parlamendi komisjoni, mis uurib mitte lihtsalt Venemaa sekkumist Eesti asjadesse ja poliitikasse, vaid kõiki välissekkumisi. See oli väga-väga huvitav diskussioon, väga huvitav arutelu ja eks me anname teile sellest ülevaate. Aga nüüd lähme kütuse hinna juurde. Siin seoses Iraani sõjaga, aga tegelikult eelkõige seoses pöörase ja hullumeelse rohepoliitikaga on Euroopas on järjekordne energiakriis. Mäletame, Kaja Kallas sai peaministriks, siis tema alustas kõigepealt koroonakriisiga, sealt edasi läks energiakriisiks ja siis läks üldse üleüldiseks kriisiks. Ja tookord oli elekter see, mille pärast me kriisis olime, aga nüüd on kütusekriis. Ja see ei ole... Aga elektrikriis ei ole kuskil kadunud tegelikult. Ei ole. Ja see kriis ei ole sugugi, osaliselt on tegemist muidugi hüsteeria õhutamisega ja turumanipulatsiooniga selle jaoks, et saakski hinda üles kerida. Sest sugugi mitte ei ole niimoodi, et üldse enam kütust ei ole või maailmas enam kütust ei toodeta või kütus üldse ei liiguks, et tõepoolest see Iraani sõda on tekitanud tõsise logistilise punnseisu seal Hormusi juures ja see ei puuduta ainult Iraani naftat, vaid see puudutab ka siis teiste laheriikide naftat, Pärsia laheriikide naftat, Kuveidid, Katarid ja ka gaasi. Aga see olukord ei ole tegelikult nii hull, kui vahel võiks lehe pealkirjadest muljet jääda. Aga selle nii-öelda kisa tõttu on hinnad hakanud tõsiselt kiiresti kerima ja meie näeme selgelt, et suur osa sellest hinnatõusust on spekulatiivne. Lihtsalt kuna õhustik on selline, et saab hinda tõsta, siis tõstetakse hinda. Ja me tegime ettepaneku, et peaks tegema seaduse muudatuse. Mitte päris kommunismi me ei taha teha, et meil on plaanikomitee, kes kehtestab hinna ja ütleb, et niimoodi võite müüa, niimoodi mitte, et ikkagi püüaks turumajanduslike meetmetega seda asja lahendada. Ärme unusta ära, et üle poole posti otsas olevast hinnast on maksud. On riiklikud lõivud ja maksud. Eelkõige aktsiisimaksule otsaminev käibemaks, aga seal on ka veel väiksemaid pudinaid, näiteks see sama kütusevaru tasu, mis iga liitri pealt jookseb ja siis on seal see nii-öelda etode kulu ehk siis elutähtsate teenuste osutajate mingisugused omad kulud ja seal on igast pudipadi sees, mida riik ette näeb, muu hulgas igasugused nii-öelda rohemeetmed, mis kõik tekitavad sellele liitri hinnale juurde. Ja meie ettepanek on, et on ülemlagi. See ülemlagi on, et üle 1,4 euro ei tohi olla diislihind ja ei tohi olla bensiini 95 hind. Ja kui ta läheb üle selle, siis valitsus keelab selle ära või sealt üle ta ei lähe ja kütuse müüjatele maksab valitsus selle nii-öelda vahe kinni. Ütleme, kui läheb 1,6 peale, siis valitsus maksab selle 20 senti talle nii-öelda rebatina tagasi, et ta müüks ikkagi 1,4. Aga seal on 2 väga olulist nüanssi juures. Esiteks, kütusefirmad ei tohi võtta, nende kasum ei tohi olla, nende kasumlikkus ei tohi olla suurem kui 10%, mis on mõistlik kasumlikkus. Ja seda nii-öelda rebatti hakatakse maksma siis, kui nende kasumlikkus on langenud alla 5%. Mis tähendab siis seda, et
tihtilugu, kui tehakse selliseid väga räigeid valitsuse poolseid hinnakäske ja keelde, siis ettevõtjatel kaob tegelik motivatsioon ära, ega nad peale ei maksa kütusele, kui maailmaturul kütuse hind on kallis ja nemad peavad seda müüma alla oma hinna, maksud ka veel ära maksma, nad panevad poe kinni, lihtsalt kütust enam ei müü. Tekib must turg ja kõik need asjad, et seda me ei taha. Ja selle väldiks me selle rebatisüsteemiga ja nüüd selle jaoks, et kontrollida seda 10% ja 5% siis kasumlikkust. Selle jaoks on Konkurentsiametil siis kohustus ja õigus kontrollida kogu nende raamatupidamist, et tõepoolest selgeks saada, et nad ei küsi rohkem või ei jää alla sellest. Ja sellega me hoiame siis Eestis kõik nii-öelda muud hinnad ka normaalselt kontrolli all. Ja see ei ole väga suur kulu tegelikult riigieelarvele. Ja see hinnalagi tegelikult garanteerib selle, et meil majandus seisma ei jää. Sellepärast, et transport on ikkagi majanduse, aga kütust ei kasutata ainult transpordi jaoks, kütust kasutatakse ka igasuguste kütmiste ja muude asjade jaoks tööstuses. Et me tekitame selle olukorra, kus majandus saab normaalselt edasi funktsioneerida ja kus hinnad ei ole volatiilsed. See tähendab seda, et täna meil viskab 8 nädalaks kütuse hinnad, ma ei tea, kus maale, eks ole. 2 peale enam. 2 ja rohkema euro peale diisliliitrilt ja siis 2 nädala pärast kukub ta jälle natukene alla ja siis ta niimoodi võngeldab seal. Et me tagame sellega teatud stabiilsuse ja ettevõtluse stabiilsus on ikkagi üks kõige olulisemad asju. Et ma saan oma kalkulatsioonid ja oma plaanid teha niimoodi, et see element seal, mis on seotud kütusega, on mul püsivalt paigas. Ja iga üks, kes on ettevõtja, aga meil ei ole ju, Ligi ei ole meil ettevõtja ja loomulikult ei ole meile suur majandusteadlane Mihal ettevõtja ega ei ole mõtet üldse rääkida kõigist näist ülejäänud pudinatest seal. Et nad tegelikult ei saa sellest aru lihtsalt. Aga meie oleme olnud sinuga ettevõtjad mõlemad ja me teame, et kui sa tahad natukenegi pikemat äriplaani teha, siis on sul äärmiselt oluline see, et sul põhikomponendid on stabiilsed. Ja kütus on väga suures osas majanduses tegutsevate ettevõtete puhul üks oluline püsikomponent. Ja sellega me tagame selle, et see komponent on prognoositav, see komponent on hindadesse arvestatav ja ta ei kõigu ja ei ole ka niimoodi, et ma lepin kokku mingisuguse partii kaubastamise osas sellega, et mul see hind on niisugune, aga siis vahepeal see hind viskab mul mitu korda kõrgemaks, aga ma olen kokku leppinud, lepingut sõlminud ja ma pean sisuliselt neid lepingut täitma kahjumiga. Et need on niisugused puhtpraktilised asjad, mille peale siin Toompea kõrgustes, kus osa inimesi käivad ringi pead pilvedes ja kujutavad ette, et nii ongi, nagu siin elatakse. Ei ole nii, nagu siin elatakse. Et seal künkast allpool elatakse natuke teistmoodi. Ma toon siia juurde veel ühe olulise asja. Me esitasime vist juba eelmine nädal või oli see nüüd üle-eelmine nädal. Esitasime eelnõu, millega oluliselt vähendada aktsiisi ja käibemaksu kütuse pealt. Et see oli just siis, kui see Iraani sõda oli alanud, kõik hinnad kerisid. Tulen tagasi selle juurde, eks ole, et turumajanduslike meetmetega tuleb lahendada seda hinnašokki. Et meil ei ole, me ei taha teha seda, mida teevad, ma ei tea, Hiina või Argentiinas tehti, kui enne Mileid. Et lihtsalt valitsus maksab tuimalt kinni mingisuguste kaupade osa kulust, et teda oleks võimalik poes odavamalt müüa, sest et see on sotsialism ja selle tulemuseks tavaliselt on kaubapuudus, eelarve lõhkiminemine, konkurentsi kadumine, innovatsiooni kadumine, kõik see, seda me ei taha. Aga kui sul on 60% peaaegu kütusest on maksud ja ütleme siis see kütuse hind on tõusnud seal 2 euro peale, siis aktsiisi ja käibemaksu vähendades on võimalik seda hinda oluliselt langetada. Nüüd ja teine oluline asi, mida ma tahan ka siin rõhutada, on see, et kui me anname Konkurentsiametile võimaluse minna, ütleme siis, ma ei tea, Alexelas, Olerexis, Circle K's, võimaluse minna ja küsida välja dokumendid, et kallilt te siis seda pagana bensiini sisse ostsite. Et ostsite sisse siis, kui ta oli odav ja nüüd müüte 2 euroga ja seletate, et midagi teha jälle turuhind on selline, et ei või. See on, siis on teie kasumlikkus, teie tulusus sealt pealt juba mitte 10%, vaid võib-olla juba 40%, võib-olla juba 60%, et seda te ei või.
et üle 10% minna ei või. Ja kui me selle saame ära kontrollida, siis ma arvan, et ei tulegi kellelegi midagi peale maksta. Sest ma arvan, et meid röövitakse praegu põhimõtteliselt nüüd nii-öelda selle jutuga, et maailmaturu hinnad on üles läinud. Tegelikult pannakse oma laovarudele, mis on soetatud madala hinnaga, pannakse lihtsalt metsik juurdehindlus juurde ja seletatakse sirge näoga, et muud moodi pole võimalik, et kui me saame seda, Konkurentsiamet saab seda kontrollida, siis tuleb välja, et nad võiksid rahulikult müüa siin 1,3-ga, 1,4-ga, oleks ikka veel kasumis, aga kapitalism toimib selle pealt, et kõik tahavad kasumit teenida ja kui turg on kartellistunud, kui konkurents tegelikult ei toimi, kui tegelikult kõik vaatavad üksteisele otsa, ütlevad, praegu on võimalik tõsta meil 10 sendi kaupa iga nädal hinda, siis nii lähebki. Et minu meelest siin riik peab sekkuma. Jaa, riik peab sekkuma ja riigil on selleks ka instrumendid olemas, institutsioonid olemas. Meil on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, TTJA või mis amet, mitte inspektsioon. Ja teatud puhkudel, kui asi on ideoloogiline, on nad hirmus varmad sekkuma. Aga kütuse kartelli kontrollimiseks, seal neil on käed lühikesed. On nagu hullusärki kinni seotud ja mitte midagi teha jälle ei saa. Et see näitab muidugi ka seda, et siin on ilmselgelt ka poliitilise korruptsiooni elemendid, mis ei lase sekkuda. Lihtsalt poliitilist tahet rakendada riigi poolt asutatud institutsiooni, konkreetselt siis TTJA-d, selleks, et majanduse vereringe, antud juhul nafta näol siis või kütuste näol, toimiks tõrgeteta ja majandust mitte laostavalt. Seda survet ei ole valitsuse poolset, poliitilist survet ei ole. Nüüd sa mainisid siin seda sotsialismi ja doteerimist. Turumajandus on loomulikult kõige parem variant majanduse käigus hoidmiseks. Turumajandusel on oma ohud. Üks nendest on kartellistumine. Just, mis tähendab, et siis enam ei ole turumajandus. Ja see avastati juba 19. sajandi viimastel kümnenditel Ameerika Ühendriikides, kui tekkisid ka kartellid. Trustide nime all ja nende vastu hakati võitlema, sest sai selgeks, et need tekitavad oma kartelli kokkulepetega inflatsiooni ja laostavad majandust ja tõrjuvad konkurenti välja ehk teiste sõnadega hävitavad turumajanduse. Ja turumajanduse hävitamisel on alati negatiivsed tagajärjed. Muide võime tuua siin ka ajaloost sellised näited. Kui britid pärast teist maailmasõda arvasid, et nad on teise maailmasõja ajal teinud kogu oma majanduse sisuliselt riiklikuks majanduseks, eelkõige siis sõjamajanduse, lennukite tootmine, tankide tootmine, laskemoona tootmine, kõik muu. Ja see toimis. Sest et olid sõjaaja reeglid ja töökohustused ja kõik muud asjad, leivanormid ja palganormid ja kõik muu. Et jätkame sellega pärast teist maailmasõda ka ja kuna sotsialistid ka veel võimule tulid, leiborid, siis leiborid olid loomulikult eriti varmad seda nii-öelda sotsialistlikku mudelit rakendama. Mis oli selle tulemus? Selle tulemus oli see, et 50. aastate lõpuks Suurbritannia oli vaesem kui sõjas purustatud Saksamaa. Ja pankrotis sisuliselt. Sisuliselt pankrotis. Samal ajal kui Ameerika Ühendriigid ka kogu sõja vältel säilitasid turumajanduse ja olid suured riiklikud tellimused, aga riiklikud tellimused olid erinevatele firmadele, et hoida firmasid elus ja panna omavahel konkureerima. Et see firma pakuks riigile parema, ökonoomsema, vastupidama tankimudeli kui teine firma, kes oma mudeleid pakub. Ja tulemus oli see, et kui teine maailmasõda lõppes, siis see turumajandus, mida oli terve teise maailmasõja ajal käigus hoitud, paiskas Ameerika Ühendriigid maailma kõige võimsamaks riigiks. Sõna otseses mõttes paikas. Meie üritame praegu täielikku sotsialismi Euroopas ehitada ja Eestis veel eriti sõnakuulelikku sotsialismi. Jaa, ma tuletan meelde ikkagi, kui meie olime valitsuses, me langetasime diisli hinda.
diisliaktsiisi. Ja diisliaktsiisi langetamine oli tohutu võitlus. See oli tohutu võitlus mul Rahandusministeeriumi prognoosijatega, Rahandusministeeriumi planeerijatega. See oli tohutu võitlus. Opositsioon oli üldse sellele vastu, tollane opositsioon, reformierakondlased ja ega ka koalitsioonikaaslased olid hädas. Et nemad ei uskunud, et see toolab majandusele raha juurde, nemad ei uskunud, et see riigieelarvesse raha annab juurde. Ja Rahandusministeeriumi prognoosid näitasid, et kui me vähendame diisliaktsiisi seal, ma ei mäleta, kas 16 senti liitri pealt või mis me vähendasime, et siis on riigieelarves auk umbes 80 miljonit. Tegelikult ei olnud. Tegelikult läks niimoodi, et riigieelarves oli küll diisliaktsiisi rea peal laekumiste vähenemine poole väiksem kui algselt ennustati. Rahandusministeeriumi prognoosi ütles 80 miljonit, tegelikult tuli alla 40 miljoni alamlaekumine, aga kuna diislit hakati nii palju rohkem ostma, siis käibemaksu laekumine kompenseeris selle juba ise ja kuna transpordifirmad, nii bussifirmad kui rekkafirmad, neil tekkis rohkem raha, kuna kütusekulu oli väiksem, siis nad said palka tõsta inimestel. Ja palga tõstmine sektoris, ainuüksi selles sektoris, kus palka tõsteti, ehk siis transpordisektoris, tõi juurde tulumaksulaekumise ja sotsiaalmaksulaekumise, mis ületas oluliselt seda 40 või 38 või 9 miljonit, mis meil seal siis nii-öelda aktsiisi rea pealt puudu jäi. Ehk lõppkokkuvõttes riigieelarve juba samal ajal võitis. Järgmisel aastal veel rohkem võitis. Nii et samal aastal oli ka veel plussis. Ehk siis kogu see Exceli tabeli ninanokkijate ja tähenärijate kamp ajas lolli juttu algusest saadik ja ei saa tänase päevani aru, kuidas asi toimis. Aga siin on üks oluline asi. Meile ju tol ajal ka rääkis Reformierakond, kuidas kui te lasete nüüd aktsiisi alla, siis lihtsalt kütusefirmad panevad selle raha taskusse ja hind ei tule alla. Ja ma olin väga kursis selle võimalusega ja võtsingi kütusefirmad laua taha, ütlesin, et nüüd on niimoodi, et hind peab alla tulema. Ja kui ei tule, siis riik tegeleb teiega. Ja murdepunkt oli see, kui üks firma tuli ütles, et teiega, et meid ei pea üldse veenma. Et me teeme esimesel päeval kohe maksimaalse hinnalangetuse ära, sest me tahame turu osa võita juurde. Me tahame nende suurte arvelt saada autod enda tanklasse ja käibe pealt võita. Ja niipea, kui sul see üks firma, ta ei olnud kõige suurem firma, kui see üks firma oli selle ära teinud, teistel ei jäänudki midagi üle. See ongi see konkurentsi olulisus, millest me rääkisime, et kui konkurents ära kaob, siis on väga raske, hinda alla ei tule, aga kui konkurentsis on üks nii-öelda streigimurd ja üks kartelliväline, siis konkurents töötab. Nii et see kõik jutt, mida räägitakse meile või mida meile võidakse rääkima hakata, et oi ei, mitte midagi ei saa teha ja maksu ei saa langetada, et ainult riigieelarves jääb auk, kütusefirmad panevad seal tasku. See kõik on siis nii, kui meil on võimul sellised käpardid, nagu on Ligid, Sutid, Keldod, Michalid, siis tõepoolest on nii. Aga kui on võimul sellised inimesed nagu mina ja sina, siis kõik oli võimalik. No siin on mõtteviisi erinevused, on niivõrd kolossaalne. Need on inimesed, kes on tegelikult nii oma mõttes kui südames täielikult loobunud igasugusest suveräänsusest, riigi suveräänsusest, majandussuveräänsusest, maksusuveräänsusest, nad on lihtsalt loobunud sellest ja vahivadki, pöidlaid keerutades lakki ja ütlevad, aga näed, rahvusvahelistel börsidel hinnad tõusid, me ei saa midagi teha. Loomulikult saab. Riik saab lõppkokkuvõttes kõike teha, kui tal on poliitiline tahe ja ta on suveräänne. Aga nemad ei ole suveräänsed ja neil ei ole poliitilist tahet. Ja peale selle on nad korrumpeerunud loomulikult. Kogu selle jõugu üks osa, mis Eesti riiki laostab ja varastab. Mis puutub nüüd nendesse börsidesse, siis loomulikult börsid on volatiilsed, eriti selliste rahvusvaheliste kriiside puhul, nagu meil praegu on Lähis-Ida kriis. Ega see ei ole ainult ju naftakriis, seal on ka gaasikriis. Aga valuutad ka muide, kuld. Aga see ei tähenda seda, et me peame käsi laiutama ja ütlema, et me ei saa midagi teha. Ikkagi üks tark mees on öelnud, et tark mees oskab luua rohkem võimalusi, kui ta eest leiab. Ja see on valitsuse ülesanne. Leida rohkem võimalusi, luua rohkem võimalusi kui need, mis me eest leiame.
ja börsid on loomulikult spekulatiivsed, see on teada. Börsidel keerutatakse olematut raha, et sellel olematul rahal tekiks mingi kate, siis kasutataksegi ära kõiki neid momente, kus mingisugune toore või mingisugune kaubagrupp või mingisugune teenus mingitel põhjustel ootamatult on võimalik kalliks ajada. Sest siis saab just nagu rahale mingit katet tekitada. See on illusoorne. No ma tahan ühe asja siia veel panna, selle meie eelnõu üks väga oluline punkt on, et kuidas me seda teeme. Et ega kui meie eelnõu ikkagi üks aspekt on see, et tõesti, kui hakkavad hinnad minema nii kõrgeks, et nad hakkavad, need kütusemüüjad hakkavad kahjumisse jääma, siis valitsus, kes praegu ju teenib pöörast lisaraha, kuna nafta hind on tõusnud, siis kütuse hind läheb tanklas ülesse, aga aktsiisi võetakse fikseeritud summa, iga liitri pealt on konkreetne fikseeritud summa, aga käibemaksu võetakse ju lõppsummast, sellest, mis see nii-öelda hind on. Ja kui hind on kõrge, siis käibemaksu tükk on ju ka suurem selles hinnas, ehk riigi laekumine suureneb. Et mida kõrgem kütuse hind on diislile ja bensiinile, seda rohkem riik teenib käibemaksuga raha. Ja selle tõttu, kui me nüüd selle hinnalae teeme ja selle rebati maksame, siis tegelikult riigieelarve ei kaota midagi. Sest et ta nii-öelda maksab tagasi seda raha, mis hinnakasv on tekitanud. Nii et selles mõttes see ei ole sugugi mingisugune riiki pankrotistav asi, eriti kui me võrdleme Rail Balticu või tuulikutega või mingite taoliste asjadega või riigikaitse kuludega. Aga selles mõttes, mis on nagu oluline, et me ikkagi maksame, kui see olukord peaks sinna välja jõudma, siis me maksame oma eelarvest siiski mingisugust rebatti. See on Eesti maksumaksjate raha, mida me paneme sinna. Ja selle jaoks, et lätlased, soomlased, venelased, ukrainlased, ma ei tea, kes iganes, rootslased ei hakkaks meie juures tankimas käima odavamat kütust, mille odavamaks tegemine siiski võib minna maksma Eesti maksumaksjale. Selle jaoks on meil pandud eelnõusse reegel, et soodustust saavad või seda odavat kütust saavad osta ainult Eesti numbrimärgiga autod. Ainult Eesti numbrimärgiga autod. Kui oled lätlane, oled soomlane, kui oled rootslane või sõidad Ukraina numbriga ringi, siis võib kütuseda sulle müüa 2 eurost, 5 eurost, kuidas ta ise tahab. Et see punkt on meil seal ka sees. Oma turgu tuleb kaitsta, oma inimesi tuleb kaitsta, oma tarbijat tuleb kaitsta. Ja tuleb ära võtta see võimalus, et kõik ümberringi, terve muu maailm saab ka meie juurest odavat kütust nii-öelda meie soodustuse arvelt. No vaat selle peale ütlevad need samad ühispartei liikmed, seda ei saa teha. Direktiiv ei luba. Ja muidugi, et ei luba. Direktiiv ei luba. Ei luba. Direktiiv ei luba seda ka muide Ungaris, aga Ungaris tehakse niimoodi. Just täpselt. Ja see on jällegi suveräänsuse küsimus. Meil on Eestis praeguseks üha enam ja enam kriitiliseks küsimuseks muutumas suveräänsus. Ja see ei ole ainult poliitiline, vaid see on ka majandusliku suveräänsuse küsimus. Ja see, mida meie üritame teha praegu siin nende eelnõudega, küll siin toiduainete käibemaksu alandamisega ja kõige muuga, ongi tegelikult Eesti suveräänsuse tagasitoomine. Meie otsustusõiguse tagasitoomine meie oma valitsusele ja meie oma institutsioonidele. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme, siin arutasime just kütusest ja hindadest ja nüüd lähme hoopis teise valdkonda, see on droonid. No droonidest me oleme rääkinud nüüd vist juba 3. nädal järjest ja põhjus on väga lihtne, see on väga tõsine asi. See on väga tõsine asi ja ütleme siis julgeoleku situatsioon Eesti jaoks on järsult halvemaks muutunud. Ja siin on neid nii-öelda info või ütleme see teema käsitluse nurki, millega tegeleda on palju. Ma ise ütleksin niimoodi, et üks teema, mis minu mõelest vajaks väga rohkem ja see vajaks niisugust ajakirjanduslikku uurimist on, kuhu raha läks? Kuhu kurat raha läks? Me oleme 5 aastat oleme kulutanud riigikaitsesse selliseid pööraseid summasid, et võtab pea ringi käima. Ja no ei ole ette näidata mitte midagi. No on küll ette näidata suur auk. Kraav on pikk auk maa sees, nagu ütleb definitsioon. Meil on sinna kuskile Kagu-Eestisse suur pikk auk kaevatud just nagu tankide tõrjumiseks. Mingisugune, see ei ole muidugi ilmselt see kõige suurem summa, mis on läinud. Aga see on näide sellest,
kuidas me olukorras, kus me näeme väga selgelt, kuidas sõna otseses mõttes sõda on liikumas kosmosesse, õhusõjaks muutunud ja kosmosesõjaks muutunud, kus maismaavägesid kasutatakse alles pärast seda, kui vastane on õhulöökidega, täppisraketilöökidega ja drooniparvedega purustatud. Vot siis tuleb jalavägi ja okupeerib juba purustatud territooriumi. Ja meie ikka elame veel mingis teises maailmasõja aegses paradigmas, kus me kujutame ette, et me hakkame Vene tankidega ja Vene jalaväega kuskil seal Setumaal ja Narva jõe Sinimägedes pidama samasuguseid lahinguid nagu 44. aastal. Mitte midagi taolist ei tule. Mitte midagi taolist ei tule, sest et sõda on nii põhimõtteliselt muutunud. No aga kui rahast rääkida, minu arust ikka see nagu vihje sellele, kuhu raha läks, annab meile lihtne teadmine, et raha läks sinna, kuhu läksid kõrgetest riigikaitseametitest ja kõrgetest riigiametitest lahkunud tegelased, salmid, palmid, heremid, vaherid, on kõik järsku sõjatööstuses. Kõik töötavad sõjatööstuses, riiulifirmad, mis on alles eile asutatud, saavad 100 miljonilisi tellimusi. Siin toimingupiirangu rikkumist ei ole? Ei, siin ei nähta, ei ole hankeid, ei ole toimingupiiranguid, ei ole keelatud tehinguid, mitte midagi. Seal on, vaata, see on riigikaitse, see on rahvusliku julgeoleku küsimus, siin ei saa senti saagida. Siin on ikkagi nagu selles Evita laulus oli, when the money keeps rolling out, you don't keep books. Et just satisfied with the happy looks. Et see on see vastus, kuhu raha läks. Aga teine küsimus, rahast peaks ka rääkima, sest need on pöörased summad ja peaminister tuleb meile pulti. Inimestele tuleb väga selgelt öelda selle raha kohta. See raha on võetud teie taskust. Ja kui seda ei ole otseselt teie taskust võetud, siis teie taskusse jääb see raha tulemata. Ei võlg on, pöörane võlg on, pöörane võlg, mis on riigil tekkinud ja kerib edasi. Ma toon ühe näite. Ma siin kõnetuuri ajal ühel koosolekul rääkisin sellest, et nüüd tuli riigi rahandusministeeriumi rahandusprognoos välja, et järgmise aasta eelarve miinus, defitsiit on 4,9% SKP-st. Et nii suur ei olnud miinus isegi koroona ajal, mida mulle siin kogu aeg süüks pannakse, et koroona ajal ajasime riigi pankrotti. Koroona ajal oli esiteks majandus järsult kukkus ehk SKP maht vähenes, mis tõttu see nii-öelda võetud laen oli protsendina ehk võrdluses oli suurem, aga sellega me tegime asju, mis panid majanduse järgmisel aastal plahvatuslikult kasvama, 8% majanduskasv oli järgmine aasta, eks ole, sellest rahast, see suur osa sellest rahast on muid tagasi ka tänaseks makstud juba. Aga nüüd ei ole nagu mingit põhjust selleks ja meil on aastast aastasse üle 4%, sel aastal 4,5%, järgmine 4,9%. Mis see tegelikult siis tähendab? Tegelikult tähendab see seda, et riigi võlg on tänaseks päevaks viimase 5 aasta jooksul, kui mina rahandusministriks sain, oli alla 10%, nüüd on juba üle 20%, 23-4% ja selleks 3-4 aasta pärast veel kahekordistub ehk jõuab 40% peale. 40% SKP-st võlg. Seda on tehakse mõne lühikese aastaga Eestis ja ainult Reformierakonna juhtimisel. Ja selle praktiline siis riigieelarveline mõju on, et kui mina olin minister, siis oli riigi võla teenindamine, puhtalt intressikulu, kui raha tagasi ei maksnud, lihtsalt intressi maksid, oli kuskil seal 25 miljonit eurot aastas. 25 miljonit eurot aastas, intressid olid maas ka väiksed, aga see oli 20 miljonit riigieelarves on tudimudi. Kui me nüüd jätkame sellel kursil, kus me oleme ja jõuame 40% riigi võlani, siis on intressikulu. Võlga tagasi veel ei maksa, ainult intressikulu, ainult laenu teenindamise kulu 700 miljonit eurot aastas. 700 miljonit eurot aastas, ainult sellepärast, et Jürgen Ligi, Kristen Michal on saanud raha loopida relvatööstusele, tuuletööstusele, Rail Balticule, Ukrainasse, kuhu tahtsid. Ja see 700 miljonit on 2 korda suurem summa, kui on kogu meie kultuuriministeeriumi eelarve. Kõik meie teatrid, kõik meie muuseumid, kõik meie mingisugused kultuuriüritused võtavad 2 korda vähem aastas raha, kui on laenu teenindamine. Ja võime kõrvale veel ühe numbri panna, palju meile siis automaks aastas toob sisse, kõik, kes me maksame automaksu, kokku toob riigieelarvesse kusagil seal 200 miljoni ringis. Aga intressiteenindus selle
varastamise pealt, see ei ole midagi muud kui riigi paljaks riisumine, millega tegeletakse praegu võlga võttes, on siis 700 miljonit. Nii et sellest rahast peaks rohkem rääkima, aga ma tuleks nagu selle drooniloo juures ikkagi selle põhiteema juurde ja see põhiteema on rahu. Ja põhiteema on see, et see, mismoodi valitsus käitub praegu, ohustab rahu. Ja ma küsisin siis Michalilt jälle nüüd selle nädala infotunnis, et et kindlate kätte jutt on meil absoluutselt naeruväärseks muutunud, paremini kaitstud Eesti jutt on lihtsalt piinlik mula, samasugune mula nagu lugege mu huultelt või mis need loosungid neil olid. Et Eesti valitsus ei suuda kontrollida Eesti õhuruumi. Et see on nüüd meil nagu selge. Valitsus kinnitas ja meil on siin olnud julgeolekubriifid Tina Kambris, seal kinnitavad võllid ka meile, et riik ei ole lubanud ukrainlastel meie õhuruumi kasutada. Riik ei ole kooskõlastanud ukrainlastega nende droonide liikumist meie õhuruumis, et me ei luba ukrainlastel neid teha. Ja ometi nad siin lendavad. Riik ise kinnitab, need on Ukraina droonid. Ja siis ütleb, et need on mõningad eksinud ja see on venelaste poolt siia surutud ja vahet ei ole. See on kõige ebaoluline. Mida see meile ütleb, on see, et me ei kontrolli oma õhuruumi. Me ei ole võimelised neid nägema ja me ei ole võimelised neid alla tooma. Ja see tähendab, et me ei kontrolli oma õhuruumi. Ja sealt edasi ongi risk rahule. Sest kui meie ei kontrolli oma õhuruumi, siis venelased ütlevad, et me hakkame ise teie õhuruumis neid asju alla võtma. Ja siis me olemegi sõjas. Aga venelased ongi öelnud seda. Et nemad ei talu seda ja kui Eesti territooriumi kohalt lendavad läbi droonid, mis on sihitud nende territooriumil olevate sihtmärkide vihtes, nad hakkavad neid droone Eesti territooriumi kohal alla laskma. Ma ei tea, minu arvates me võime ju siis vaielda siin ja mingist propagandasõdasid pidada Venemaaga, et kas need droonid on meile sattunud siin Vene mingisuguse tõrjetegevuse tulemusena või mingil muul põhjusel. Ega vahet ei ole. Kui venelased hakkavad esialgu võib-olla Peipsi järve kohal, aga pärast ka juba meie maismaa kohal neid droone alla laskma, siis sisuliselt on ju venelased asunud sõjategevust laiendama meie territooriumile. Isegi kui me vastu siis ei tulista või ma ei tea, mingid tõmbame saba jalge vahel jälle järjekordse hääletu alistumise teeme, see ei muuda olukorda. Kui venelased juba hakkavad meie territooriumil midagi alla laskma ja meie siin näpsuus pealt vaatame seda, siis see ainult suurendab venelaste isu ja ütlevad, näete, siin nad nüüd on, olid Venemaad vallutamas ja tükeldamas, põlvili surumas, aga nüüd, kui meie nende õhuruumis alla laseme Ukraina droone, siis on vait nagu sukad. Järelikult nad ei ole suveräänne riik. Eesti on oma suveräänsuse ammendanud ja Venemaal on täielik õigus oma julgeoleku huvides astuda samme, et Eesti territooriumilt ei lähtuks Vene Föderatsioonile ohtu. Need on, võite öelda, et need on Kremli jutupunktid, ongi Kremli jutupunktid. Need ongi Kremli jutt, et me peame nagu sellele tähelepanu pöörama, mida nemad siis ütlevad. Mul oli, eks ole, sama küsimus Michalile. Michal hakkab mulle rääkima, kuidas me oleme hankeprotsessis ja asjad tulevad ja ärge nüüd levitage Vene narratiive ja et ma ütlesin, et kallis Michal, sa ei pea mind veenma selles, et me ei taha neid Ukraina droone, me ei luba neid siia, et sa ei pea mind veenma selles. Et mind ega sind ei ole vaja veenda selles, et meie valitsus on maru tubli ja seisab Eesti õhuruumi ja territoriaalse terviklikkuse eest ja ei luba ukrainlastel. Aga näe, ukrainlasid sa ei ole veennud selles. Nemad teevad ikka, mis tahavad ja mis kõige hullem, Moskva pisaraid ei usu, neid absoluutselt ei huvita, kui kaugel on meie hankeprotsess või millised on meie protseduurid tuvastamiseks või tegemiseks, et nemad ütlevad, teie õhuruumis liiguvad meie vaenulikud asjad, teie nendega midagi ette ei võta, me võtame ise. Et ära mind veena, Michal, selles, veena Putinit selles, veena Kremlit selles, aga nad ei veena ju. Ukrainat on vaja veenda selles, on vaja käituda resoluutselt. Esimese sammuna on vaja välja kutsuda Ukraina suursaadik ja esitada talle resoluutne protest, kirjalikult vormistatud noodikombel vormistatud protest. Me ei talu kogu oma sümpaatia ja toetuse juures Ukrainale tema võitluses Venemaa vastu, ei talu seda, et Ukraina kuritarvitab meie õhuruumi oma rünnakutes Venemaa vastu. Suveräänse riigina me ei saa seda tolereerida ja resoluutselt nõuame seesuguse tegevuse lõpetamist. See on elementaarne. Iga endast lugupidav riik käitub niimoodi. Ja siin ei ole küsimus sõprussuhetes või liitlassuhetes või mis tahes muudes suhetes. Siin on küsimus sellest, meie kontrollime oma territooriumi
territooriumil toimuvat ja ei luba seda kasutada nii, et see võib meid muuta konflikti osapooleks. Aga nüüd me oleme asja ivani jõudnud. Me ei kontrolli oma õhuruumi. Me oleme asja ivani jõudnud. Me tegelikult ei kontrolli oma õhuruumi. Et see, mida ju räägivad meile Pevkur ja Michal siin oma bürokraatlikus ja sellises propagandistlikus keeles. Ja see sisuliselt, kui sa sealt nagu koorid maha selle sõnamulina ja vadina, siis vastus on see, et need on eksinud siia ja venelased surusid nad siia ja nii edasi ja et meie ei ole neid lubanud siia, aga siia nad sattusid. Aga mida see kõik, kui sa võtad selle nagu asja tema elementaarsele tasemele, elementaarne tase on see, et meie ei kontrolli, ei ole võimelised kontrollima oma õhuruumi. Ja see on probleem. See on see koht, kus meil on nagu katastroof käes. Et 4 aastat on sõda käinud, droonimüürist on rääkinud, 100 miljoneid on uputatud, üle miljardi on planeeritud kogu selle drooni tegevuse peale, osa sellest rahast on juba ära ka makstud. Aga ei ole ei ole mingit kontrolli, ei ole õhuruumi üle. Ja see omakorda on siin väga selge poliitiline järeldus. Reformierakond, sotsid, Eesti 200, kes on valitsuses olnud viimased 3 aastat ja ennem seda veel 2 aastat Kaja Kallase ajal, on läbi kukkunud Eesti kaitsmisel, on läbi kukkunud riigikaitses, on läbi kukkunud suveräänsuse kaitsmises. Ei saa sellega hakkama. Ei saa hakkama sellega ka, mida edasi tuleks teha. Ei saa hakkama ka sõnumitega. Jälle, teevad propagandad riigi sisse. Meil ei ole vaja propagandat teha. Mind ei ole vaja veenda selles, et venelased on meile ohtlikud ja venelased on oma naabrite suhtes ohtlikud. Me kõik teame seda. Ja kui te teadsite seda, kogu aeg oleme teadnud, miks te midagi ei teinud? Raha olete kulutanud, aga tulemust ei ole. Ja minu meelest on veel lihtsam siit järgmine asi öelda. Tüübid, kes on olnud võimul 5 aastat, 6 aastat Eestis ja selle kõige eest vastutanud ja on selle vastutuse juures läbi kukkunud, peab kõrval astuma. Ja asemele laskma inimesed, kes oskavad või suudavad riigi valitsemisega hakkama saada. No tuleb meenutada ikka ka minevikku, tuleb meenutada seda, kuidas nad võitlesid ennast salgavalt selle eest, et meil ei oleks ajateenistuse armeed. Ja see oli ligi suur ettevõtmine. Ja kuidas nad on kinni pannud väeüksusi meil siin ja kuidas nad on ehitanud jõukohast riigikaitset ja missiooniarmeed ja mida kõike on tehtud. No missiooniarmee läbikukkumine sellise tegelikult Eestit kaitsa suutva jõuna on üks nende saavutusi. Jah, ma saan aru, missioonil käinud tublid poisid teenisid natukene rohkem raha. Mõni sai viga ka, tunnen kaasa. Sai ka surma. Mõni sai surma, aga põhimõtteliselt väga paljud mehed nägid selles ikkagi selle elukutse niisugust kuldsemat poolt, et natukene saab ka priskema palgapakki kätte. Et selles ei ole midagi, mida peaks halvustama, aga see ei saanud olla ainus Eesti riigikaitse tagav arengusuund ja muuga nad ei tegelenud. Laskemoonavarusid ei olnud, tehnikat ei muretsetud, soomustehnika ainult üksikud mingisugused väiksed hankekesed. Siiamaani Kaitsevägi sõidab ringi mingite 50 aastat vanade Saksamaalt ja Rootsist saadud, seal maha kantud omal ajal veoautode ja džiipidega. Kaitseliit on siis see viimane pära, kellele kõik see lappimiseks antakse, kui kaitsejõududele üldse enam ei sobi. Et te olete aastakümnete jooksul jätnud investeeringud tegemata ja nüüd praalite, kuidas nüüd me oleme tegemas. Aga teete küll, kuskile kavalantsu kaabusse topite seda raha, sest rahapuud me kuskil kasvamas ei näe. No ega ei teinud ka veel siis, kui sõda oli alanud Ukrainas. Meie ju tegime ettepaneku valitsuse viimase eelarve tegemise ajal õhutõrjet, sest me oleme siin nii palju korda rääkinud, õhutõrjet vaja ei olnud. Nüüd on see sama õhutõrje meil puudu. Nüüd ongi see sama õhutõrje, mida me tahtsime teha ju meil puudu. Aga kui oli sõda alanud, siis läks Jürgen Ligi pulti ja ütles ikka jätkuvalt Eesti ei vaja ei tanke ega õhutõrjet. No ei ole vajanud ka droone, nagu me näeme. Ei ole vajanud ka droonitõrjet, nagu me näeme. Et ma ei tea, mida me vajame, aga mitte midagi meil igatahes ei ole. Nii et selles mõttes see valitsus on läbi kukkunud. Selle valitsuse viimane argument
Eestis võimul olemiseks oli see, et meil on ikkagi riigikaitset prioriteediks pidav Reformierakond, et vot kus me oleme kindlad käed, paremini kaitstud. NATO vihmavari. No NATO vihmavarust me oleme siin rääkinud, ilmselt räägime varsti jälle, aga mitte midagi nendest loosungitest ei ole päriselt ära tehtud. Aga loogika oligi selles, et meie ei peagi rohkem tegema, kui oma mingi missiooni armeed pidama siin üleval. Ja ülejäänu tagavad meile liitlased. No nagu me nüüd oleme näinud, liitlased ei taga meile mitte midagi. Meil Euroopa liitlastest ei ole mõtet rääkida, need on sisuliselt võitlusvõimetud. Kui Saksamaal on 3 põlvkonda järjest juba armee teenistust ja kogu militaarvaldkonda põlastatud, halvustatud, alarahastatud ja sõna otseses mõttes jalge alla tallatud, mis te arvate, et siis nüüd nipsu lastes Euroopa Komisjonist öeldakse, et aga nüüd Saksamaa paneb sõjatööstus käima, nüüd Saksamaa moodustab Euroopa kõige võimsama armee. No see ei käi niimoodi. Siin üks meie liige on endise kaitseväe taustaga ja tal on Rootsi armee kolleegid, head tuttavad. Ja need on nüüd ka erru läinud, seal või juba vanemasse ikka jõudnud ja need on ülikriitilised Rootsi sellise militaarvõimekuse üles ehitamise suhtes ja ütlevad, et see propaganda on ju väga ilus, aga tegelikult ühe rügemendi, Rootsis on siis ilmselt rügemendi põhine see asi. Ühe rügemendi taastamine võtab 5 aastat aega. 5 aastat ja ma ei tea, kui palju raha, aga 5 aastat, sest et see ei ole ainult see, et me ajame karjamehi kuskile kasarmusse kokku. See tähendab logistikat, see tähendab varustust, see tähendab väljaõpet, see tähendab sidet, see tähendab ülejäänud üksustega koostöömudelite väljatöötamist, sest et rügement, ta võib olla suurtükiväerügement, ta võib olla, ma ei tea, õhuväerügement, ta võib olla, ma ei tea, mis rügement, eks ole, sapöörid, pioneerid, mis iganes. Et 5 aastat rügemendi võitlusvõimeliseks või opereerimisvõimeliseks muutmiseks. Ja nüüd me räägime umbes sellest, et 2 aasta pärast Euroopa on sõjaks valmis. Unustage ära. Ma ei ole näinud, et selle 4 aasta jooksul, mil Ukraina sõda on käinud, oleks tehtud ära et need aastad oleks käima läinud. Et me alustame ikka ju täna veel nullist, aastast 0, mitte me ei ole 4. aastas sellest 5 aastast, vaid me oleme ikka 1. aastas, aga ma tahtsin nende liitlaste kohta öelda, et kurioosum, et kui meil siis need droonid siin lendasid, siis tõusid NATO lennukid õhku, aga varsti pidid NATO lennukid maanduma ka jälle sellepärast, et lennutunnid said täis. Ja siis, ei saanud rohkem lennata, seal on veel üks, seal on ka puht tehniline probleem. Lennuk ei saa nii aeglaselt lennata, nagu droon lendab. Suured lennukid ei ole tegelikult droonitõrje asjad üldse. Ega ka, ütleme, suured õhutõrje raketid ei ole droonitõrje asjad üldse. Oleneb erinevatest, droonid on ka erinevad. Osad on suured ja lendavad kõrgemalt ja kiiremini, osad on väiksed ja lendavad madalamalt. Ja mida meil pidi olema, mida ma tean vanast ajast, kui ma olin Kaitseliidus veel aktiivne, et meil oli seda lähima õhutõrjet oli Kaitseliidul ka. Ütleme siis suurema kaliibriga kuulipilduja taolised õhutõrje kahurid. Et see sobib drooni mahavõtmiseks küll, et droon lendab nii madalalt, et sellega saab ilusti kätte küll. Aga seda ka ei ole kasutatud, et ma ei tea, kus see on, aga tegelikult ma tean, kus see on. Tegelikult me teame, me andsime selle ka ära ukrainlastele. Nii nagu me andsime kõik ära, kiivrid, killuvestid, mürsud, kõik oleme ära andnud ja nüüd tuleb välja, me andsime ka oma õhutõrje ära. Ja nüüd me istume ja vahime näpp suus, kui need samad Ukraina droonid meie õhuruumis lendavad, sest me andsime oma õhutõrje ukrainlastele ära. Siin on ju veel üks moment. Meil on ju vannutud käsi piibli peal, kus Eesti kaitsmine algab 1. meetrist. Ja nüüd ütlevad need samad võllid meile, et ei see Auvere droon oli piirile nii lähedal, et me ei saanud seda alla tulistada, see oleks Venemaale mõjunud provokatiivselt. Aga kus me siis kaitseme 1. meetrist alates? Esimest 2 kilomeetrit igatahes ei kaitse, selge. Et teate, töötage siis Stratcomis ikka jutupunktid välja niimoodi, et nad omavahel vastuolus. Neil on kõik välja töötatud. Aga üks teema on veel. See on ka elanikkonna teavitamine. Jumal. Mina olin ju see minister, kelle ajal algas see, et mismoodi me elanikkonna teavitame kriisiolukordades. Ja siis tuldi välja selle SMS-i teemaga ja mina ütlesin selle asja kohta kohe, et aga siin on ju väga selged kitsaskohad, aga kui meil side maha võetakse, SMS ei tööta.
et see on esimene asi. Aga teine asi on see, et kas meil on vaja kogu Eesti ulatuses kõiki inimesi alarmeerida. Kui meil praegu Ida-Virumaal on mingisugune kriitiline probleem, droon lendab ja plahvatab kuskil, kas meil siis Saaremaa ja Hiiumaa peavad ka olema alarmeeritud ja varjendisse pugema. Aga peale selle peab olema ikkagi selles teavituses ka näidatud, kuhu minna. Kuhu minna? Ja küll, elad oma talus. Öeldaks sulle, mine oma kartuli Eldrisse. Et see drooni suhtes nagu peaks vastu pidama. Et raketi suhtes loomulikult lendab ta tükkideks koos sinuga, aga drooni suhtes, kui see ei ole liiga võimas droon, ehk peab vastu. Aga seda ka ei ole. Ühesõnaga, 21. jaanuaris kukkus meie valitsus. Just. Nii, selle aja jooksul ei ole ju toimunud praktiliselt midagi. No ma toon selle näite jälle, et jälle ametlik Stratkomi jutupunkt on see, et ohutusteavitus töötas ja hästi töötas. Ja kõik said teavituse kätte, ainult et ise tunnen inimesi, kes õhtul olid saunas ja vaatasid, kuidas 12:30 paiku lendas üle nende maja katuse droon ja kes siis said kell 4 öösel teavituse ettevaatus droonid lendavad. Et noh, see varjuge. Jah, varjuge. Et noh, ise tean inimesi, kelle üle maja katuse luges kokku 5 drooni ja siis valitsuse info on 10. Aga valitsuse info on see, et praktiliselt igas maakonnas oli droone nähtud. Nii et noh, kuulge, et noh, see Stratkomi kommunikatsioonil ei ole vaja midagi välja mõelda. Neil on kõik ammu välja mõeldud ja see plaat käib hommikust õhtuni. Kõik, kes ei kiida Reformierakonna valitsust ja progressiivset ja liberaalset maailmakorda on Putini käsilased. Nii et saite siin vaadata just 20 minutit jõhkrat siis liberaalse globalistliku maailmakorra vastast Putini käsitluse arusaamist asjadest. No, see on idiootlik jutt, mida meile aetakse. Valelik ja idiootlik jutt. Aga mitte midagi muud ei ole neil enam jäänud. See on ainukene. Ainult üks argument. See on Putini narratiiv, see on Kremli narratiiv. No ei ole Putini narratiiv, ei ole Kremli narratiiv. Auvere ei ole isegi Venemaa territooriumil. Auvere on ikka endiselt Eesti territooriumil. No ei ole Putini narratiiv. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, meil väga sujuva ülemineku saame siin teha sellest narratiivide ja Kremli asjadest. Meil oli neljapäeval eelnõu Riigikogu suures saalis, loomulikult lendas esimesel lugemisel prügikasti. Koalitsioon hääletas rõõmsalt ja entusiastlikult eelnõu vastu. Isegi mitte lihtsalt ei jätnud hääletamata, aga eelnõu on siis inspireeritud sellest, et Eerik-Niiles Kross ja Eesti 200-lased tegid siin mõni aeg tagasi suure uurimiskomisjoni Riigikogus, mille ülesanne on uurida Vene mõjutustegevust Eestis. Me keegi ei kahtle, Vene mõjutustegevus Eestis eksisteerib. Kui ma vaatan, mis meil Eestis toimub, siis mul tekib kogu aeg mitte, nagu vanasti Baskin ütles, et mitte väga palju kahtlusi, aga palju kõhklusi. Et see mõjutustegevus on meil põhimõtteliselt valitsuse enda poolt tehtud. Kui sa mõtled selle peale, kui palju meile sisse lastakse üle idapiiri täiesti kontrollimatuid inimesi 100 000 ringis, kui sa mõtled selle peale, mis asju meil aetakse ja kuidas meil aetakse, siis mul on küll küsimus, et kas nad on idioodid või nad on Kremli agendid või mis nad on. Aga Vene mõjutustegevus kindlasti Eestis on, selles ei ole kahtlust. Aga meie väide on see, et mõjutustegevus on üleüldiselt halb, et ta ei ole halb ainult sellepärast, et venelased tegelevad mõjutustegevusega, vaid halb on ka see, kui tegelevad mõjutustegevusega näiteks hiinlased või näiteks iraanlased. Meil oli just uudis sellest, kuidas mingid Eesti kodanikud võeti vahele selle eest, et nad töötasid Iraani eriteenistuste jaoks. Või näiteks Euroopa Komisjon tegeleb riikide siis sisepoliitikasse sekkumisega. Nii et see väline mõjutustegevus, kas on halb igal juhul ja kõigi poolt või ärme siis teeskle, et on halb ainult siis, kui mõni selline tegeleb, kelle puhul me teame, et nad on meile vaenulikud, aga vaenulikud on nad kõik need välised mõjutustegevused, sõltumata sellest, kas ta tuleb idast, läänest, põhjast, lõunast. No kõige ohtlikum meile praegu ongi tegelikult meie suveräänsust hävitav ja meie rahvuskehandit hävitav immigratsiooni ja kogu selle LGBT ja igasuguse muu liberaalse läbu kaudu meie rahvuskehandit hävitav läänepoolne propaganda. Vene propaganda on meil teada. See toimib läbi aegade teatud ühesuguste mudelite alusel. Kusjuures ma ütleksin siin ikkagi täienduseks, et ma olen
täiesti veendunud. Ma olen täiesti veendunud ja ma usun, et ajalugu ka paljastab ühel hetkel, et meie luureorganites on Vene ja luure infiltreerunud suurepäraselt infiltreerunud, suurepäraselt suunab seal neid protsesse niimoodi, et tegelikult rahvusmeelsed suveräänsust kaitsvad ja rahvusriikluse eest võitlevad jõud nagu meie oleksid need kõige Kremli-meelsemateks tembeldatud. See on puhas Vene luure operatiivne niisugune käitumine. Iidne juba Ohranka ajast teada asi, KGB ka harrastas seda, et kui nad üritasid inimesi ära värvata ja inimesel jätkus iseloomu ja kangust mitte asuda koostööle KGB-ga, siis KGB lasi kibekiiresti laiali jutu, et ta on meie kaastöötaja. Ja. Et siis kui enda omaks ei saanud teha, siis tuli laimata, et ta on meie oma. Aga kõige sagedasemad koputajad olid töökollektiivides need, kes olid kõige rõõmsameelsevad nõukogude vastaste anekdootide rääkima. No ikka, jah. Viina võtmise juures alati hakati Vene vastaseid anekdoote rääkima ja meilitati siis teistelt inimestelt välja, mida nemad asjast arvavad. Hoiakuid, ja kuidas nad kaasa tulevad ja nii edasi. Nii et Vene luure tegutseb siin, väga edukalt tegutseb ja loomulikult tuleb ja selle vastu võidada. Aga Eerik-Niiles Kross ja tema komisjon ei ole see, kes seda Vene luuret on võimeline ja tahteline isegi paljastama, vaid tema on ja tema ka koos need liberaalsed erakonnad on selle komisjoni loonud selleks, et enne valimisi panna uued Prigožini mingisugused narratiivid käima siin. No ja neid narratiive me näeme seda narratiivi praegu väga selgelt, näeme seda valimistesse sekkumist Ungaris, me näeme seda valimistesse sekkumist Sloveenias, me oleme näinud seda valimistesse sekkumist Tšehhis, ja see massiline sekkumine tuleb Euroopa Komisjonist. Euroopa Komisjonil on terve, nagu nemad ise armastavad bürokraatlikus keeles öelda, terve tööriistakast, toolbox, millega nad teevad ja selle osaks on, ütleme siis kõige ilmekamad osad, esiteks sotsiaalmeedia tsensuur, meie Delfi faktikontroll ju sisuliselt töötab Euroopa Komisjoni suuniste raamistikus, ehk siis paneb kinni teatud Euroopa Komisjonile mitte meeldivate poliitiliste sõnumite levimise ja võimendab vastupidi siis Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidule meeldivate sõnumite levinemine. Näiteks Ungari näide on see, et peaminister Orban, kellel on, seal vist oli enam-vähem 10 korda rohkem jälgijaid Facebookis, et tema postitused levivad 4 korda halvemini kui siis opositsioonijuhi, selle Tisha partei Peeter Madjari postitused, kelle postituste levik on suurem kui Ungaris on elanikke. Ehk siis terve maailm vaatab, kuidas Peeter Madjar postitused. Aga see on jällegi väga teadlikult tehtud, sellepärast et üks instrument, millega valimisi võltsitakse, on nii-öelda välis ungarlased, välissloveenid, välistšehhid, välisslovakid ja väliseestlased loomulikult. Sellepärast, et valimisnimekirjades on rahvaarvust ja emigratsioonis olevate inimeste hulgast sõltuvalt tuhandeid või 10 000 või isegi 100 000 inimesi, kes oma koduriigis ei ela, aga kel on valimisõigus. Ja neid valija hääli ei kontrolli koha peal Ungari oma valimiskomisjonid, vaid need tulevad sealt välismaal olevatest valimiskomisjonidest, mis ei pruugi olla Ungari või Sloveenia või Tšehhi valitsuse kontrolli all. Sloveenias on hea näide, et Sloveenias olid valimised juba mitu nädalat tagasi ja ikka veel nad ei ole suutnud neid valimistulemusi kinnitada, sellepärast et tuleb teatud piirkondadest, kus loomulikult võitsid liberaalid, tulevad valimistulemused, kus valimisaktiivsus on üle 100%. Üle 100%, nii kaua tuli sedeleid sisse taguda, et õige kogu sääli kokku saada. Meil on teatavasti e-valimised, aga ma toon veel neid selle nii. Meil on ka väliseestlased, sest et meil ongi täpselt see mulle aastaid tagasi juba üks inimene, kes puutub kokku nende nimekirjadega tänu oma ametikohale, ütles, et aga tead, kuidas võltsitakse? Võltsitakse väliseestlaste häältega. Et tema juurde tuli ükskord üks väliseesti proua ja tema vaatas sealt registrist ja ütles, et oi, te olete nii usinalt valimas käinud. See proua vaatas teda nagu lolli ja ütles, et ma ei ole kordagi valimas käinud. Et see on nüüd üks konkreetne näide sellest, kuidas tuhanded ja tuhanded hääled
väliseestlaste hääled, kes mitte kunagi ei ole valimis käinud, kes isegi tihtipeale ei tea, et Eestis on mingid valimised, sest nad on niivõrd integreerunud, eriti teine ja kolmas põlvkond juba oma asukohamaa poliitikasse ja ellu, aga on säilitanud Eesti kodakondsuse, on valijate registris. Nende hääled on need, mis visatakse musta kasti ja jagatakse ära liberaalide vahel. No ja teine näide siis sellest tööriistakastist on loomulikult MTÜ business. 100 miljonit, Ungari puhul räägitakse kuni miljardist välisrahast. Miljard välisraha liberaalse globalistliku leeri edendamiseks läbi erinevate MTÜ-de, läbi erinevate, Poolas näiteks osteti vahetult 2 aastat ennem valimisi. Osteti nii-öelda Sorose fondi erinevate rahadega, osteti praktiliselt kogu meediamaastik kokku. Kõik sõltumatud kanalid, kõik osteti kokku ja hakkasid järsku tegema liberaalset propagandat. Et see on siis loomulikult eurorahad. Ungaris keerati eurorahad kinni, Poolas keerati eurorahad kinni ja valimistel öeldakse otse näkku. Kui te valite nii-öelda Euroopa-meelset poliitikud, siis hakkab euroraha voolama. Jälle miljardid. Mitte Euroopa-meelse, vaid meie agendi. No loomulikult käsilase. Sest see meie eelnõu, mis täna tagasi või 4 päeval tagasi lükati, on ju puhtalt sihitud sellele, et mitte ainult Vene agendid, kõik inimesed, kes on kellegi teise agendid ja see on meil põhiseadus öeldud, et see on riigi reetmine. Võõrriigi agendid peavad ennast üles andma või vastasel korral on õigus need kohtu alla anda. Aga ma tean isiklikult meie erakonnast lahkunud või välja heidetud inimesi, kes on regulaarselt käivad Londonis juhtnööre saamas MI6-lt. Et ma ei hakka nimesid nimetama. Ei, aga näiteks mis tuli? Aga see on üks liin ja teine liin, mis on meil väga selgelt infiltreerunud üle kogu riigi, on vabamüürlased. Neil on oma käsuliin. Kuivõrd see on seotud nüüd teiste riikide luureteenistustega, seda mina ei oska öelda, aga vabamüürlastel on oma käsuliin ja vabamüürlasi on meil sokutatud üle Eesti igale poole vastutavatele kohtadele. No ma küsisin, Anti Poolamets oli meil puldis selle teemaga ja Anti vastas küsimustele ka. Et nüüd, kui on Epsteini failid avalikud, me kõik teame, dokumendid on väljas, kellel jätkub vähekenegi siis psühholoogilist tugevust, et nende dokumentidega tutvuda, need on tõesti õudselt võikad dokumendid. Kõik vandenõud, millest on räägitud, on tegelikult osutunud tõeks, et ongi suur võrgustik üle terve maailma inimesi, kes tapavad väikseid lapsi, joovad verd, kes on pedofiilid, kes ohverdavad lapsi, kes on tihedalt seotud finantsinstitutsioonidega, suurte pankade, investeerimisfondidega ja tihedalt seotud luureasutustega. Et see on nii-öelda üksteisega kattuv võrgustik. Ja meil Eestis ei räägi sest keegi üldse mitte midagi peale selle, et Taavi Rõivas tahtis Epsteini saarele minna. Teema on täiesti maas. Meedia seda ei torgi, julgeoleku või uurimisasutused samuti mitte. Jutt on täiesti unustatud. Nii et tegelikult peaks ka seda uurima, sest et see on rahvusvaheline ülemaailma võrgustik, mis tegelikult võib ka, ilma igasuguse liialdamiseta öelda juhivad riike. Aga siis me ei ole suveräänsed, siis ei ole rahvas kõrgema võimukandja, siis ei ole meie valijatena need, kes otsustavad, mis suunas Eesti läheb, mis on maksud, mis on välispoliitika, mis on julgeolekupoliitika, mis on iibepoliitika, immigratsioonipoliitika. Me ei ole, siis põhiseadus ei kehti, põhiseaduslikku korda siis ei ole meil. Nii et see on see, aga mis me nägime saalis? Kõik meie saadikud ja osad Keskerakonna saadikud toetasid seda eelnõud. Kõik teised, ei olnud sotsid, ei olnud keskerakonnlased, et kõik teised hääletasid vastu. Ei ole vaja teada. Räägime edasi Prigožinist. Sellepärast, et seal võib ridade kaupa hakata võtma ja tegude järgi on ju näha, kes on tegelikult kellegi poolt nöörist tõmmata. Nii et küllap saame teada, Eerik-Niiles Kross aasta pärast tuleb meile rääkima jälle Prigožinist. Aga saateaeg sai otsa, täname kõiki vaatamast kuulamast, ma tuletan kõigil uuesti meelde, et meil jätkub kõnetuur, sellel nädala lõpul tegime ära Lõuna-Eesti ja nüüd on veel järele jäänud 2 viimast üritust, see on teisipäeval oleme Türil ja 4 päeval oleme Tallinnas. Tallinnas on vaja eelregistreerimine, see ei ole meie enda välja mõeldud, vaid Rahvusraamatukogu poolt pandud kohustus meile. Nii et leidke üles see link, kus saab ennast kirja panna, aga tasub tulla. Täname kuulamast, ilusat kevade jätku. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee